nagu real man saab aru sellest, mida ma teen. Poleks elus uskunud, et ma midagi sellist üldse. See ei olnud absoluutselt mu mingi eluvaatetult, aga nüüd ma olen siin. Mida sa praegu teed, et nagu jõuda sinna, kus sa kunagi tahaksid olla? Jah, kus sa lõpuga jõuda tahad? Ma arvan, et sa tahad protektida oma rahakotti. Sest sa tead, et kui sa ütled, et sul on... Sa tead, et kui sa saad aru? Mis teraapiasessioonid? See full on joke. No ma arvan, et su OnlyFansi subscriberite hulgas on kindlasti mingid mehi, kes oleks lojaalsed sulle, miks nemad ei sobi. Mis su amet on? Ma teen tööampse ja siis ma teen OF-i ja siis TikToki laive. Aga ma ei ütleks need ametid, nad on pigem hobid. Aga sa teenid raha nendega? TikToki laividega väga mitte. OF-iga allidel mitte väga palju. Aga nagu mis su peamine sissetuleku allikas on need tööampsud? Mis need on, nagu mingi GoWorkabit või mingi Bolt Food? Basically jah. No ei, ma ei tee Bolti. Kirjelda enda seda OF-i sisu, nagu mida sa postitad sinna? Feedi peal on pesupildid. Ja DM-ides on kõike. Ma pean lähemalt rääkima, mis seal on. No müü maha see mulle nagu. No seal on boy-girl contenti, seal on natukene vähe, seal on nagu soolod, siis on kostumid, siis on jalad. Kõike. Nagu sõna lihtsalt. Kaua sa seda teinud oled? Millal sa alustasid OnlyFansiga? 2022 aasta märts. Ja kas sa enne seda tegid ka nagu sotsiaalmeediat või midagi? Või sa nagu... Ei, ma hakkasin sotsiaalmeediat tegema nagu alles selle aasta märtsis. Ma ei hakka mingi OF-i tegema, sellepärast, et mul oli mingi sotsiaalmeedia following. Nagu, mul oli mingi Instagramis 1000 followeri too hetka. Ma ei olnud nagu nii social human being ka, siis kui ma nagu alustasin. Ma olin nagu pigem shy kind. Kus sa nagu enda eluga olid, et sa otsustasid OnlyFansi teha? Või nagu mis sind viis selle otsuseni? Ma olin räigelt arg ja siis ma hakkasin rohkem nagu tüdrukutega suhtlemas. Ma muidu isegi nagu ei suhtlenud nagu kellegi väga. Ja siis siuke huvitav friend group. Nad tegelevad ka OnlyFansiga kõik? Ei, mitte kõik. Seal oli üks Chiquita ja siis mul on nagu teine sõbranna ka, kes pole sealt samast friend groupist. Kes siis oli mingi, et hakka tegema ja siis ma isegi vahepeal paistsin miimi TikToki selle kohta. Põhimõtteliselt minu ja ühe mu sõbranna chat nägi välja veebruaris selline, et me rääkisime töö juures siis palkadest. Ja me olime nagu, et nagu teenindaja saab vähem palka kui kokk, et me peaks kokkadeks minema, siis vaata, siis kokkad saavad rohkem palka. Aga siis mõtlesin, ma ei viitsi kokkaks minna, siis ta ütles mulle, et et pead hakkama OF-i tegema, vaata. Siis mõtlesin, et nagu you never know, vaata. Ehk siis teised naised mõjutasid sind seda tegema põhimõtteliselt? Nagu sa ei oleks seda ise omas peast teinud? Võib-olla ma oleksin, aga lihtsalt ma arvan, et see oli nagu see hetk, kus ma nagu... Ma usun selles, et mingid asjad tulevad su elu nagu põhjusega. Ja sa õpid nendest midagi. Ja see teekond on mind tegelikult väga palju õpetanud. Mida sa sulle õpetanud on? Nagu väga... Ma ei saa nagu seda... Ma ei saa neid õppetunde avalikult rääkis. Seal on mõningad väga fucked up õppetunnid ja väga toredad õppetunde. No, nagu... too mingi näide nagu mingist sellisest asjast, mida sa saad jagada. No kõik inimesi usaldada. Kui ma sinna läksin, siis ma olin nagu väga nagu roosamanna, nagu ma olin 19, ma arvasin, kõik inimesed toredad, ma armastan kõik ja kõik inimesed on head. Aga tuleb välja, et ei ole niimoodi. Ja siis ma õppisin sealt selle võts aega. Aga ma sain enda õppetunnid. Kas su suhtumine meestesse on
selle mõjutusel nagu muutunud selle ajaga, kui sa OnlyFansi tegid? Kõik mehed on erinevad. Ma ei saa panna ühte punti kõiki mehi, kõik mehed on sellised. Ja nagu sa ei saa mu suhtumist otseselt mõjutada selle pärast, et nagu sa näed, kui erinevad nagu inimesed on. Ja seal on nagu inimesi, kes on normaalsed inimesed, kes mind ajavad närvi ja keda ma reaalselt pean blokkima või restriktima, kes on nagu lihtsalt peast sõna otsa mõttes debiilikud. Sa oled OnlyFansis kedagi blokkinud või? Jaa, aga ma olen blokkinud ja ma olen restriktinud. Nagu restrikt inimesi on seal päris palju. Okei, ma ei teadnud isegi, et sükest asja saab teha. Mis su jaoks nagu mingi dealbreaker on? Mille peale sa blokid inimesi? Või restriktid või mis iganes? Kui nad ei saa aru, et see ei ole iha.ee, nagu see on see hetk, kus sa oled nagu mingi, et palun saa aru, et ma ei ole siin, et nagu ma müün nagu seksi, aga ma ei müü seda nagu ma ei ole prostituut. Ehk siis sa ei ole OnlyFansi, ühegi OnlyFansi subscriberiga sa ei ole kunagi IRL nagu kokku saanud? Oota, see on nüüd komakoht, nagu see oleneb. See ei ole olnud raha mõttes motiiv, et oh my god, ma annan sulle sotta ja siis saame kokku. Ei. Mu eks on. Ta oli su OnlyFansi subscriber? Jah. Miks te lahku läksite? See on väga personaalne küsimus. Me lihtsalt see ei olnud see. Ütle üks asi, mida sina tegid valesti ja üks asi, mida tema tegi valesti. Armukadedus. Mõlema poolne, pluss ma olin noor ka. Nagu... Tema poolt siis armukadedus või? See oli mõlema poolne. Nagu, sina olid tema peal armukade? Ja ta mu peale ka. Aga see ongi see, et nagu see oli, nagu kui sa võtad noorus, nagu noored suhted vaata, siis sa ei saagi inimesega eluaeg, sa ei arva, et su mingi, ma ei tea, esimene pikaajaline boyfriend on nagu su eluarmastus. Ma ei tea, mu vanemad küll nagu olid üksteise esimesed ja... Jaa, aga it depends, nagu, ma ei tea. Seda küsimust sult on kindlasti hästi palju kordi küsitud, aga ma pean seda küsima. Kuidas sul suhted oma isaga on? Ma suhtlen temaga, ma saan väga hästi läbi. Nad on su emaga koos või? Ei, nad olid üle 10 abielus, nagu see oli väga-väga pikk abielu. Ma olen selle poolt, et inimesed lähevad lahku ja parem nagu mine lahku, kui sa leiad, sa selle inimesega õnnelik oled enam. Kas sa kasvad lahku või mida iganes? Nii, et su arvates ei mängi rolli, kas laps kasvab nagu ühe vanemaga või kahe vanemaga? Ma ütlen selle kohta niimoodi, et kui see ühe vanema suhe on tervislikum, kui see, et sul on nagu 2 tülitsevat vanemad, kes reaalselt nagu pikivad mingi sokkide pärast tülisid ja nagu lapsed peavad seda pealt kuulma pidevalt, siis nagu see on... Ma ei tahaks mitte kunagi enda last üles kasvatada nagu selle pärast mingi oma mehega koos olla, et nagu meil on laps koos. Kui ma tõesti nagu teda enam armasta või tema mind mitte. Või suhtes tekivad mingi väga suured probleemid, siis ilmselgelt sa lähed lahku inimesest ju. Nagu, miks nagu ma parem lasan nagu laps kasvab 2 vanemaga kui katkises perekonnas, kes on nagu forced to be together. No statistiliselt ikkagi on väga suur erinevus, kas laps on enda vanematega üles kasvanud või nagu... kas ainult emaga või kas ainult isaga. Enamus kriminaalid või need inimesed, kes vanglas on, väga paljud neist on nagu ilma isata üles kasvanud. Nii et seal ilmselgelt on mingi korrelatsioon. No ilmselgelt on, aga kui sa mõtled selle peale nagu, jah, su mingi kasuvanemad ei nagu täida su päris vanema rolli. Aga ma võtan enda kogemusest, et nagu 4 vanemat on palju lahedam kui see, et sul on nagu 2 vanemat. Sul on nagu, see on nagu beneficial ja nagu sa saad armastust 4-kordselt. Kui sul tõesti on nagu õiged inimesed sinu ümber, siis sul on tegelikult kõike palju rohkem ja sa oled õnnelikum, et ennast ei. No, ega see uus partner ei armasta sind ikka samamoodi nagu su enda nagu veri. See on vale, nagu ilmselgelt nagu... Mida sa nagu mõtled selle all? Kui sa lähed suhtesse inimesega, kellel on laps, siis sa pead seda last armastama. Aga sa ei saa, tegelikult sa ei saa ju, realistlikult. Sa saad, kui sul nagu, if you have enough love in yourself.
sa saad armastada teisi inimesi ja sa ilmselgelt, kui nad saavad mingi koos lapse või midagi, ilmselgelt jah, sa armastad oma last natuke rohkem. I cannot judge it, aga nagu kui sul on reaalselt nagu toetus ümberringi, siis ma ei saa aru nagu mida nagu, no sa just põhimõtteliselt ütlesid seda, mida ma ütlesin, et kui sul on enda laps, siis sa armastad teda rohkem nagu. Ehk siis seda last sa armastad vähem, kes ei ole sinu oma. Jaa, aga kui sa võtad nagu üldse mingi 3-liikmelised perekonnad näiteks, noh 3 lapsega perekonnad on ju, ehk siis 5-liikmelised, siis nagu see on bullshit, et vanematele lemmiklast. Kuskil on ikkagi kellegi lemmiklaps, nagu see ei oma tähtsust. Lähme su OnlyFansi juurde tagasi korra. Kas sa saad mingeid veidraid requeste avaldada, mis sul on tehtud OnlyFansis? Ma mõtlen, mida ma saan öelda, mida ma ei saa öelda. No midagi lahjemat. Mitte ühtegi. Ei nagu lahjemad on mingid pesu saatmised asjad, noh. See on lahjem. Okei, midagi vähem lahjemat siis. Veel vähem lahjemat kui pesu saatmised. Ei, nagu vähem lahjem, ehk siis kangem. Girlfriend'i maha tegemine äkki. Nagu ole spetsiifilisem. Ma ei tea, teed mingi videot, kuidas sa mingi endale midagi sisse istud ja siis räägid, et sa oled parem kui tema tüdruksõber. See oli minu jaoks nagu siukene odd request. I'm still working on it. Kui tihti sul nagu selliseid requeste tuleb, mis sind nagu ebamugavalt tundma panevad? Ma ei tea, nagu, miks sa arvad, et mul nagu neid requeste palju tuleb? Ai, ma küsin. Need ei tule tihti. Sa ütlesid, et sa teed kellegagi koos ka vahel contenti. Kas sa oled suhtes või? Ei. Kui palju sul on suhteid olnud nagu enda elu jooksul? 2. Kui pikad need olid? Aasta ja 2 aastat. Ja viimane, see pikem 2 aastat oli selle subscriberiga või? 2 aastat oli esimene. Okei. Ehk siis praegu sa ei ole suhtes. Aga kui olulised on suhted su jaoks? Väga olulised. Okei. Kirjelda enda nagu unistuste meest. Unistuste mees? Ja no igal naisel on mingi checklist, mingi standardid vaata. Mul standardid on küll nagu käi tööl ja nagu hoolitse pere eest ja ole armastav ja hoolib. Tore on, kui oled rikas, aga sa ei saa valida, kellest sa ära armud. Nagu ma võin öelda, et ma tahan endal rikast meest, aga mis siis, kui ma nagu armun ära vaesesse mehesse? Ma ei tea, kas nii on ilus öelda, vist ei ole. Aga ma ei saa sinna midagi teha ju. No sa võid ära armuda ja, aga need suhted jää püsima tavaliselt, kui ta nagu ei täida su ootusi. Ootus on see, et ta oleks reaalselt lojaalne ja normaalne human being. No ma arvan, et su OnlyFansi subscriberite hulgas on kindlasti mingid mehi, kes oleks lojaalsed sulle, miks nemad ei sobi? Depends nagu suupist ju. Seal võib-olla mingid oma, nagu ma räägin, iga inimene on erinev. See on erinev põhjused, miks võib-olla keegi mulle ei sobi. Aga räägi nendest põhjustest. Sul peavad mingid eeldused olema ikka. Või nagu, kui sa mõtled enda unistuste mehele, mida sa näed? Ma ei suuda ette kujutada seda. Kas ta peaks olema pikem kui sina? Jaa. Kas ta peaks teenima rohkem raha kui sina? Jaa. Ta on mees. Ja nagu kui ma tahan lapsega, nagu kui rääkida nagu perekonnast ja laste saamisest, siis kui ma nagu leian endale mingi püsiva suhte, tahan kunagi laps saada. Või kui temal on ootus, et ma saan lapsi, siis ilmselgelt ta peab rohkem teenima. Et kui on seis, kus ma jään koju, siis ta hoiab peret üleval. Kui ma nagu commitin perekonnale, nagu siis see on perekond ja nagu ma olengi lapsega kodus. See läheb koduperene saada. No nagu tehniliselt küll, jah. Ma tahan korda pere näida. Aga mitte praegu. Ma olen 21 alles nagu whole life ahead. Kui vanalt sa näed ennast sellesse suhtesse minemas, mis ongi nagu see õige nii öelda? Kellega sa lapsi tahad ja
siis kui ma leian selle inimese, see võib juhtuda homme, see võib juhtuda 3 aasta pärast, kui ma leian selle inimese. Ma ei pane mingeid timeline'e sellepärast, et inimsuhetele timeline'i panemine, see on täpselt sama hea, et nagu kui kaua sa enda parima sõbraga ennast nagu sõpradena näed, sa ei tea kunagi nagu, millal midagi juhtub. Never know. Kas sa oled sellele ka mõelnud, et võib-olla su karjäärivalik võib limiteerida su valikuid meeste osas? Jah. See teeb minu nagu valikud ainult lihtsamaks. Sellepärast, et õige mees nagu real man saab aru sellest, mida ma teen. Ja tal on huumorimeelt ja tal on nagu tema jaoks it wouldn't matter. No ma ütlen ausalt, et enamus mehed ei tahaks ju, et nende naine oleks, et ta naisest oleks pildid kuskil internetis. See on enamus mehed, aga seal on ikkagi protsent mehi, kellel on sellest jumala savi. No see protsent mehi on need, kes ilmselt ei oleks sulle eriti atraktiivsed. Need on tavaliselt mehed, kes nagu, kellel ei ole endal väga valikuid, nii et nad oleksidki nõus nagu iga ühega olema. Jah, ma ei tea, miks ma üldse sellest räägime, sest ma nagu kui tuleb, siis tuleb. Ma alguses, kui ma nagu hakkasin tegema seda uuesti või nagu suuremalt, ma päriselt lootsin, et äkki mul jääb OF-ist uuesti endale mehe. Aga praegu ma olen nagu allandud või nagu ma lihtsalt I will leave it to God. Kas usud Jumalasse? Semi. Defineeri Jumal. Nagu Jumalasse kui Jeesusesse ei. Aga no, kui Jumal. Jumalasse kui kõrgemasse mingi jõudu. Jaa, ilmselge. Ei nagu, ma leian, et sa oled ise sinu enda kõrgem jõud. Nagu, sa pead ise ennast uskuma nagu kõik asjad, mida sa oma elus teed, nagu liidivad millegini, mis siis nagu on sulle õige. Su eluvalikud. No see ei ole päris, kuidas see nagu Jumal, sa arvad, et sa oled ise Jumal, et me oleme kõik Jumalad? Jaa, nagu sa oled, you are your own God, nagu. See on meid satanistlik, ma tean, aga nagu. See on väga satanistlik. Aga nagu, mida? Nagu, kui sa võtad tegelikult satanistlikud põhimõtted lahti, on ju? Sest ma usun neisse rohkem kui Jumal. Eks sa ei usu Jumalasse? Nagu, kui sa just nagu usun ju, nagu I'm my own God. See nagu, ma ei usu Jeesusesse, ma ei usu Piiblisse, nagu ma ei loe Piiblit iga õhtu. No ma mõtlen, no teisi religioone on ka olemas, sa ei pea ainult nagu kristlusest lähtuma. No jaa, ma nagu Jumal pigem mõeldakse nagu mingid spirituaalset olendit, kes nagu on kõik võimas ja lõi maailma. No, ei no, kui sa seda sellesse pointi paned, siis ta on nii nagu suurema pildiga ei vaata, sest ja sa selle nii kitsaks tõmbad, siis ei ma ei usu Jumalasse. Aga kas sa usud astroloogiasse? Jaa. Mul on kivikesed, mul on tarakaardid, mul on kivikeste kaardid. Kas sa laed ka need kivikesi ju? Kuu valguse käes? Pole seda ammu teinud. Mu ema alles sõimas mind üks päev selle pärast. Sest meil on perekonnas kõik nendest asjadest usuvad. Välja arvatud nagu meessoost isikud. Neil on nagu suht saebist. Jumal sabi. Miks sa arvad, et see nii on? Et naised usuvad nendesse asjadesse ja mehed väga harva usuvad nendesse? Ma ei tea, nagu tegelikult see on suht 50-50. Paljud naised ei usu ka sellesse. Ta on pigem nagu naiste puunusest nagu pandud, et omega kõik tüdrukud, mingi astroloogia tüdrukud, mida iganes vaata. Tegelikult neid ei ole üldse nii palju. Jaa, aga kui võtta kõik inimesed, kes usuvad seda, siis ma ütleks, et mingi 90% kindlasti on naised. Ei ole, ma olen kusjuures rohkem kutte näinud, kellele ka see huvi pakub. Heterokutte või? Heterokutte, jah. Ma ei tunne mitte ühtegi meest, kes ostaks
mingi universaaluniversumist kivikesi endale ja laeks neid kuuvalguse käes ja ei, nagu... nad ei osta neid endale ise, aga see on tavaliselt nagu, no tegelikult jah, ja fair point. Aga miks sa arvad, et see nii on siis? Ma ei tea, mul pole õrna aimu ka, nagu ma ei ole mingi Statistikaametist. Pole uuringut teinud, ma lihtsalt tean nagu, mul on see kodust kaasa tulnud. Kumb sugu sinu arvates jälgib rohkem igasuguseid trende ja on kergesti mõjutatavam? Naised. Kas sa ütleks, et see võib rolli mängida selle juures, et nad usuvad astroloogiat? Ma ei tea. Mind ennast pole see mõjutanud. Ma tean seda, et nagu kui ma olin mingi 5, siis mu esimene mingi mälestus sellest on see, et mu emps mingi käis kodus viirukitega ringi. Ja pärast mingi cleanses house ja mingi, ma ei tea, tegi mulle selle sõrmuse testi, et kas mul on halba energia. Sa enne veits mainisid seda juba, aga kui me su nagu sellest ideaalsest suhtest rääkisime, siis sa ütlesid, et sa tahaks, et su mees nagu finantseeriks põhimõtteliselt seda pere, et sa saaksid lastega kodus olla. Mis on nagu põhimõtteliselt traditsiooniline peremudel. Aga kas sa arvad, et sa väärid traditsioonilist meest, kui sa ise ei ole nagu traditsiooniline naine? Mis mõttes väärin? No, kas sa saad... Praegu nagu, kas sa nagu paned mu nagu enese self-confidence praegu mingi küsimärgi alla. Ma usun, et ma väärin seda. Nagu iga naine väärib seda. Vahet pole, mis teen talle, et nagu kui ma praegu seda teen, see on mu olevik. Kui ma selle ära lõpetan, siis see on mu minevik. Ja samamoodi see mees võib olla, kes siis traditsioonilist pere mulle tulevikus pakub. Ta võib olla kriminaal olnud minevikus. Ta võib olla mingi ükskõik mida olnud teha, aga see on nagu minevik. Ta võib olla mingi 20 olnud fuckboy, võib-olla me saame kokku, kui me oleme 35, on ja. No selles suhtes, et ega naiste jaoks ongi meeste tulevik oluline, et nad oleksid ambitsioonikad ja et et neil oleks mingi tulevik, sest see mõjutab kogu pere tulevikku. Meeste jaoks on naiste puhul pigem nende minevik oluline kui nende tulevik. Mehi väga ei koti su karjäär või nagu neid pigem kotib see, kes sa olid enne nendega kohtumist. Praegu tood reaalselt peremudeliks mingi 90ndate peremudelit. No see on see, 70-90 aasta. Ei, ma ei taha sellist. Nagu ilmselgelt, kui mul on nagu laps käib mingi lasteaias juba, ilmselgelt ma istu kodus oma perset laiaks, ma võin ka mingi tööle minna, midagi huvitavat teha, I don't know. Ma ei tea, nagu see kõik tuleb ju asju nagu, kunagi ma tahtsin mingi psühholoogiks saada üldse. Praegu ma olen siin mingi, teen tööampse, mingi räägin sinuga. Poleks elus uskunud, ma midagi sellist teen. Üldse nagu. See ei olnud absoluutselt mu mingi eluvaatekult, aga nüüd ma olen siin sellepärast, et mu elu on mind siia toonud ja siis ma pidin kuidagi see sattuma. No ja, aga selleks, et sa kuskile mujale satuks, et sa pead nagu mingeid samme võtma, et jõuda sinna. Sa ei saa lihtsalt oodata, et kõik sinu juurde tuleb. Ma ei ootagi, see ei ole, ei nagu see, et ma usun mingi sellesse. Ei ole see, et ma ootan, et kõik mulle hõbekandikul ette tooks, ilmselgelt mitte, sa pead ise midagi selleks tegema. Ja väga suurt rolli mängib su sõprusringkond, kellega sa suhtled, mida sa teed. Mis inimesed sind ümbritsevad, mis tuttavad neil on, mis tuttavad sinul endal on ja siis üritused, kus sa käid üldse mingi koos, no ma mõtlen üritused on mingi koos viibimise asju, nagu see kõik mängib väga suurt rolli, nagu just need väiksed asjad, sa ei tea kunagi, kust midagi tuleb, nagu you never know. Mida sa praegu teed, et nagu jõuda sinna, kus sa kunagi tahaksid olla? Mina praegu. Nagu sa just mainisid enda nagu sõprusringkonda näiteks, et kas sa nagu jälgid enda sõprusringkonda? Kuidas sa valid sõpru? Ma ei võta neid nagu beneficial asju. Nagu sõbrad tulevad ja lähevad, samamoodi tuttavad. Ma kindlasti ei võta sõpru, kui mingeid masinad kuhugi jõuda. Sest et selleks ei ole inimsuhted loodud in my opinion.
lihtsalt. Nii et praegusel hetkel sa ei tea, mida sa otseselt enda eluga nagu teha tahad? Ei, ma olen 21. Sa tead või? Kas sa tead, mida sa oma eluga teha tahad? Nagu lay out mulle enda mingi 20 aasta plaan, sest nagu step by step. No me ei räägi minust praegu. See on sinuga vestlus, mitte minuga. Jaa, aga nagu räägi endast ka, sest nagu räägi, mis siis sinu nagu mingi step by step plaanid on või nagu mis siis nagu, mis samme sina hetkel teed, et jõuda sinna punkti, kus sa tahad olla? No ma ei pea endast rääkima nagu. Mina esitan siin küsimusi. Kas sa ei pea või sa ei oska sellele küsimusele? Ei, ma oskan sellele vastata. Ma tean, mida ma tahan teha enda eluga. Nagu mingi hetk sa pead ju muutuma midagi enda elu juures, kui sa tahad kuskile jõuda. Kindlasti sa peadki. Nii et kui kaua sa tahad näiteks OnlyFansiga tegeleda edasi? Ja kui suureks sa tahad seda üldse, kas su eesmärk praegu näiteks ongi nagu promoda seda nii, et sa ei peaks neid tööampse tegema? Ei, ma teen OF-enda vabast ajast. See on mu little dirty hobi. Ma ei tea. Kas sa tahaksid ikka veel psühholoogiks saada või sa oled nagu selle mõtte täiesti maha pannud? Ei no vaimselt haiged inimesed nagu ei ole head psühholoog. Sa ütleksid, sa oled vaimselt haige? Jah. Ma olengi vaimuhaige, nagu päriselt, nagu paberitega. Kas ma võin pakkuda, mis sul on või? No. Bipolaarsus? Ei, mul on bipolaarne depressioon ja ärevushäire. Ja see käib hooajat ju. Okei. Kas sa ütleksid su nagu see OnlyFansi töö nagu mõjutab su mentaalset poolt vahel negatiivselt? OF ei mõjuta, TikTok mõjutab. Nagu TikTok on fucked place. Sa saab heiti saab palju selle pärast, no? Ma käisin sünnipäeval väljas. Me käisime sõpradega hollika juures korra. Tuleme autost välja ja keegi karjub täiega. Sandra, sa oled ikka rõvedalt paks, vaata. Mingi siuksed asju. Kui tihti sind nagu ära tuntakse üldse, kui sa kuskil käid? No siuksed pilke, et nagu türa mida vittu on päris palju. Aga keegi ei ütle midagi. Pigem on see, kui sa oled kuskil festivalidel, siis kui ma suvel käisin 2 nagu Pühajärve ja Grind. Olid 2 põhilist. Siis nagu seal on purjus inimesed. Siis nad teevad suud lahti. Aga nagu kained inimesed ei tee. Siis kui inimesed on nagu purjus ja näevad, siis nad on mingi, ma tean, et sa teed see OF-i hoor, vaata. Kuidas see sind tundma paneb, kui keegi niimoodi ütleb sulle? Alguses ja suvel mingi hetk, see oli väga frustreeriv tegelikult. Praegu see on ka 50-50. Depends nagu, kui isiklike asjadega nad mind solvavad. Mul tahab mingi täiesti random asja, mis mulle võib olla mingi deep down sügaval traumas sees. Siis nad nagu toovad selle ülesse. See on nagu veits nästi. Aga muidu mingi siukse asjad, et keegi mingi sitastatab, seda on nagu suht tihti. Aga rohkem on nagu seda positiivsust. Ja ma ütleksin selle koha pealt, et OF on kindlasti palju positiivsem environment kui TikTok. No jaa, nad maksavad sulle nagu ilmselgelt nad ei heidi sind ilmselt. Kui nad on nõus raha kulutama. Ma ei tea, osad tulevad sinna lihtsalt nagu, kuna ma personaalselt kellega nagu väljaspool OF-i kuttidest väga ei räägi. Ainult nagu enda tuttavad ja sõbrad ja siis paljud tulevad sinna, et mulle vahest hästi ka öelda. Nagu paljudel ma mõtlen nagu heitereid, kes on lihtsalt nagu mõtlevad, et maksavad pohku selle 3 euro. Ja siis teevad poistega koos pulli. Paneb põid mulle kambakast ja seal. On naljakad enda arust. Mida sa väljaspool enda nagu töö asju teed? Mängin arvutis. Ja kuna mul on nii palju nagu tööasju, ma nimetan neid tööasjadeks. Nagu kõik asjad, mis mulle mingi raha siis võivad tuua. Või nagu asjad, millega ma pean tegelema. Siis seda aega on natuke vähe. OF võtab väga palju aega ära. Nagu see ei ole nii tulus asi, aga see võtab lihtsalt palju aega. Sa ütlesid, et sa teed seda enda vabast ajast. No see ongi see, nagu see küsimus ma nagu väljaspool tööd teen siis.
miks sa nii palju sellele aega kulutad, kui sa seda nagu nii tõsiselt ei võta? Why not? Sa saaks selle ajaga ju midagi tulusamat teha, kui sa ütled, et see ei ole tulus. Ma ütled, et see tulus ei ole, see ei ole lihtsalt nagu nii tulus, kui kõik arvavad, et see on. Kas sa ütleks, et OnlyFansil on maailmale positiivne või negatiivne mõju? 50-50. Täpsusta. See ei ole mustvalge. See on väga kirju, sellepärast, et ma olen kindel, ma olen kindlasti kellegi päästnud sellest, et ta ennast ära tapaks. 100%. Ma ei tea, kõik arvavad, et OFN on mingi pihku tagumine ja piltide müümine. No, tegelikult ei ole. Sa räägid ka seal inimestega. Ja väga paljud inimesed räägivad enda personaalseid probleeme seal. Sest et nad teavad, et nad räägivad kellegiga, kes on päris. Aga sa ju tegelikult ei hooli neist. Nad lihtsalt teesklevad, et sa hoolid neist. Või nagu sa põhimõtteliselt mängid tüdruksõpra neile, nagu mõnes mõttes. No mingil määral jaa, aga nagu see tähendab, kui nad mulle mingi mulle probleemist räägivad, et nagu mind see ei huvita, sellepärast kui mind see ei huvitaks, ma ei vastaks sellele lihtsalt. Vastaks ikka, sest tahad, et nad sulle raha maksaks. Kõik ei maksa seal, nagu, ma ei tea, miks sa arvad, et kõik, kes sinna tulevad, tahavad maksta. Nagu. No selleks, et su OnlyFansiga liituda, sa pead maksma ju, iga kuu, ei või? See on $3 reaalselt. No see on raha. $3. Aga sul on seal rohkem kui üks inimene. Kindlasti. No ilmselgelt on siis sinu huvides see ju, et sa paned nad hästi tundma, et nad ei unsubscribe'iks. Jah, kus sa jutuga jõuda tahad? Aga see on sama, kui sa lähed nagu psühholoogi juurde, vaata. See on sama ajaga, ma ütlen psühholoogile nagu, et sa tegelikult ei hooli minust, vaata. Nagu sa lihtsalt tahad raha mu pealt teenida. Et siin tegelikult... No põhimõtteliselt ongi nii. No põhimõtteliselt ta tahabki lihtsalt raha teenida ju, see on ta töö. Aga vahe on selles, et tema on nagu reaalselt mingi diplomi saanud spetsialist ja sina oled 21-aastane sisulooja. Sisulooja? Nii tore väljend. See ei ole reaalselt nii mustvalge. Nagu sa ilmselgelt ei ole 100% kursis, mis seal toimub. Ta on näha. Aga selgita mulle siis. Hari mind. Minu jaoks on mustvalge. Aga sa võid mind ümber veenda. Ma olen aru saanud, et sinu jaoks on maailm niikuinii must. Nii et ma ei ole see tipu, ma arvan, kes sinu maailma natukene roosat toob. Isegi kui mu ekraan praegu täiesti lilla või roosa on. It's still not... Ma ei tule siia, et mitte kellegi maailmavaateid muuta. Ma lihtsalt jagan enda oma. No ega sa ei täpsusta väga, sa lihtsalt ütled, et see ei ole mustvalge, aga nagu sa võiks veits nagu sügavamalt selgitada, mida sa mõtled selle all. Mul on seal nagu mõne inimesega on mul seal nagu tekkinud mingi bond nagu reaalselt. Me räägime igapäevastest asjadest ja mul nagu päriselt ma ei ole seal, et mingi raha saada nagu ja see, et ma üldse enda aega annan sinna, see tähendab nii palju. Jah, aga nad maksavad sulle. Nii et sa saad tasustatud selle aja eest. $3, see ei nagu... No, aga sa teed neid special request'e, ma arvan, et sa sealt saad isegi rohkem kui nendest subscribe'idest ainult. Nagu need inimesed, kes on tavaliselt need asju nagu räägivad, nad ei küsi sult special request'e. Ja ma ei küsi neilt nagu tippi, et nagu rääkida, vastata. Sa saad aru, mida ma mõtlen. Nagu, ja kui sa tahad muga mingi, ma ei tea, horni juttu ajada, see on ilmselgelt nagu ma mingi, et okay, but you have to pay. Kui sa mulle räägis mingi, et enda asjadest räägid, ma ei ole sulle mingi midžet, et ta maksa mulle ja siis me räägime edasi nagu fuck no. No ega ta maksis sulle, et üldse saada ligipääsu sinuni. No, that's bummer, aga ma ei saa nagu...
kas sa Insta DM-ides näiteks vastad sellistele inimestele, kes sulle lihtsalt kirjutavad? Okei, ehk siis sa ikkagi tahad, et nad maksaks sulle? Kas sa saad aru, kui ma praegu enda Insta DM-idele vastaks, on ju? Fucking hell. Sul ei ole Instast, nagu, sulle tuleb kokkugi nii palju request'e, kui ma nädalaga saan. Ma ikkagi tahaks, et sa natukene selgitaks seda mõju, OnlyFansi mõju nagu. Sa ütlesid, et see on 50-50, et see ei ole must-valge, positiivne, negatiivne. Sa põhimõtteliselt rääkisid juba sellest positiivsest, aga räägi negatiivsest siis. No kindlasti see mõjutab maailma negatiivselt ka. Kuidas? Nagu minu elu on see negatiivselt mõjutanud mingil määral. See, et nagu üldse mingi heiti asjad ja nagu kuidas inimesed sind näevad ja nagu eelmulli asjad, mis need sust jäävad. Mingil määral over-sexualizing. Nagu, ma arvan, et see on mõju. Aga nagu on inimesi, kellel on nagu meeldib ennast over-sexualizida. Mulle näiteks. Poleks arvanudki. Poleks arvanud. Ja suhetel on negatiivne mõju OF. Kui sa oled suhtes ja sa mingi subscribe'id, see on nagu negatiivne veits. Sa ütlesid, et sa olid enda selle eksi peal armuga. Kas see oligi see, et ta subscribe'is mingid teisi inimesi OnlyFansis olla? Ei. Armukadeduseks on nii palju erinevaid põhjused, nagu ma ei taha sinna teemasse nagu laskuda. Sest see on minevik, nagu ma ütlesin, mulle meeldib minevikust rääkida. See on olevik. No sulle ei meeldi eriti tulevikust ka rääkida. Sest ma olen olevikus. Ma praegu olen siin, ma olen sinuga kõnes, ma võin mingite lastele vastata, aga nagu ma ei tea, mida ma tulevikus tahan. Ja ma võin minevikust rääkida, aga ma ei hakka neid asju mingi sorkima, sest see võib mõnele inimesele väga valus olla. Näiteks sellele kutile. No ega sa ei ütle ta nime, nagu keegi tea, kellest sa räägid tegelikult. Ja, aga ma ei taha sellest nagu enda ega tema pärast nagu lähemalt rääkida. Aga kas ma võin seda küsida, et kui te läksite suhtesse, sa ütlesid, et te mõlemad olite üksteise peale armukadedad, et kas sinu OnlyFans hakkas talle nagu vastu käima, et sa tegid OnlyFans edasi? Ei. Pigem oli see, et ta sõbrad said teada, et ma OF-i tegin. Ja tal oli häbi? Ei olnud. Ta oli lihtsalt armukade. Armukade, mis mõttes? Kui sa oled kellegi peale armukade, siis see tähendab ju, et sa kas annad vastas sugupoolele, mingitele teistele meestele tähelepanu liiga palju või nagu suhtled mingi teise mehega liiga palju nagu. Seal on mingit kolmandat inimest vaja, et armukadedust tekitada. Pigem oli hea see, et ma rääkisin teistega ja nagu see oli teema, et ma OF-i tegin alguses vähemalt. Ja siis see hiljem nagu alguses sellest on nii-öelda probleem ja see hiljem tuli nagu tasapinnale. Nagu ma ei tea, miks sa sinna nagu suhtesse sisse torgid. Sa nagu pead sellest osa saad, sellest draamast, mis toimus. Ei, ma lihtsalt tahan nagu mingit huvitavat vestlust. Kui sa lihtsalt ütled jah või ei või et sa ei taha rääkida, siis see nagu, siis see on pealiskaudne. No, kuidas, ma nagu, mul on mingid teemad nagu, millesse ma ei taha täpselt sisse laskuda. Nagu näiteks see, et nagu ja ta oli armukade salapärast, et ma OF-ist teiste kuttidega rääkisin. Ehk siis see oli ikkagi OnlyFans, mis probleeme tekitas? Jah. Mu point on see, et nagu miks sa arvad, et tulevikus mingi mees ei peaks seda probleemiks nagu? Kui isegi sinu subscriber, kui isegi sinu subscriber OnlyFansis, kellega sa läksid kokku, ta teadis juba, et sa teed OnlyFansi, isegi tema jaoks oli see probleem, siis mingi mees, kes ei ole su subscriber, ilmselgelt see on tema jaoks probleem. Mis sa teeksid praegu, kui ma sulle ütleksin, et mul on mees? Kas sa oleksid üllatunud või? No, sa ei ole eriti siiras olnud meie vestluse ajal, nii et ei, ma ei oleks üllatunud.
Sulle ei meeldi väga rääkida enda elust? Lisab natuke spice'i, kui ma panen inimesi question ima enda elu. Nagu, ma räägin nendest asjadest, aga mitte detailselt. No ja kes see on lamp ju? I'm seeing someone, ma dating kedagi, aga ei ole koos veel. See on see mees, kellega sa content'i teed koos? Võib-olla mitte. No ilmselgelt on. Võib-olla. Ma tean, ma tegin TikTok'i selle kohta, et ma see, kellega ma content'i teen, et he's cheating. Ja seda ma nägin, sellepärast ma küsin. Nii et ta ei ole suhtes? Ei. Ja me ei ole suhtes. Me oleme vallalised. Aga kas sa tahaksid olla temaga suhtes? Ma ei tea, kuhu asjad viivad. See on tore poiss. Ja nüüd, kui mu OF-i suubid seda näevad, siis nad kadedaks ja kurjaks. Ja siis on need fännid, kes mõistavad seda. Siis ma pean nüüd hakkama seletama seda kõigile. Aga tore, nagu ma lõpuks sain selle välja öelda. Sest nii pikalt olnud spekulatsioonid, et mul on mees. Ma arvan, et kui teil tuleb midagi officialit, siis mingi hetk tal tekib probleem sellega, et sa teed OnlyFansi. Miks peaks tekkima kellega ma koos content'i teen? Probleem sellega, et ma seda teen, kui ta teeb seda ise. Sest sa räägid teiste meestega. Suur osa su päevast läheb sellele, et sa räägid teiste meestega ja sa annad neile tähelepanu. Jaa, aga et enda day ma leian ikkagi selle aja, et ta saaks rohkem tähelepanu. Okei, aga kas sinu jaoks oleks siis aktsepteeritav, kui sa peaks teda jagama teiste naistega? Samamoodi, kui ta mingi teiste toitsidega räägib ainult. Aga sa ütlesid, et sa tahad kedagi, kes oleks lojaalne. Osad inimeste jaoks on petmine, nagu see, kui sa inimesega magad, midagi sellist. Osad inimeste jaoks on juba mingi niisama kellegi teisega rääkimine, petmine. Mis sinu jaoks need piirid on? Mis sinu jaoks nagu petmine tähendab? No, see, kui sa klubis oled totsiga rääkima, see on täiesti fine. Kui sa juba nagu intiimseks muutud, olgu see musi, mida iganes, nagu tantsides perset näpid, vot siis nagu, see on petmine. In my opinion. Kas ta teistele naistele nudesid võiks saata? Tema? Jah. Jah. Nii et klubis kellegagi tantsimine on hullem, kui talle nudede saatmine nagu privaatselt. Tantsimine, kui sa nagu persat näpid edisse. Sa füüsiliselt katsud neid. No jaa, aga nagu mingi piltide saatmine on palju intiimsem. Sa lihtsalt ütled seda sellepärast, et sina teed seda. Aga ma arvan, et tegelikult sul oleks sellega probleem, kui see actually juhtuks. Ma mõtlen seda, et kui sa ütleme, et te lähete suhtesse, olete suhtes, on ju. Olete mingi pool aastat olete suhtes olnud. Ja siis sa mingi vaatad ta telo näiteks. Ja näed, et ta chatib mingi teiste naistega, saadab neile mingi nudesid ja värki, suhtleb nendega flirtival toonil. Sa tahad öelda, et sa oleks täiesti okei sellega ja see ei tekitaks sinus mingit ebamugavust? Vahe on selles, kas sa teed seda Messengeris või OF-is. Kui sa inimest nagu... Miks? Sa saad aru, mida ma mõtlen. Miks see erinev on? Erinev minu jaoks. Aga miks? My opinion. Why it shouldn't be? Miks see peaks olema? No ega, kuidas see on sinu jaoks erinev? See lihtsalt on nagu siis, kui sa Messengeris inimesega suhtled, sa suhtled juba personaalsemalt. Sina ise ütlesid, et sa OnlyFansis suhtled mõne inimesega üsna personaalsel tasemel. Isegi, et sa hoolid neist. Jaa. Aga not usually. Nagu... Ma ei tea, see oli nagu ennem seda, kui me kokku läksime. Ma ei tea, nagu... Et te olete koos? Ei! Nagu... Läksime nagu, sa saad aru.
ma ei saa aru, sest sa räägid endale vastu kogu aeg, sa ütled üks hetk, et sa ei ole suhtes, et sa oled vallaline, siis sa ütled, et sa teed kellegagi content'i, aga te ei ole koos, siis sa ütled, et olete koos. Ma ei tea, mida ei, see uskuda. nagu kokku läksime, see kokku läksime, see oli nagu, ma ei refereerinud selle, et me oleme koos, ma mõtlesin selle nagu, et me nagu date'ime. Aga nagu ma ei ole suhtes. Ma ei oska seletada tänapäeva mingeid dating thing'id. Me pole koos, aga me oleme nagu koos. Nagu... Kuidas sa kutsud seda tänapäeval üldse? Ma kutsun seda nii, et sa kardad committida. Ma kutsun seda pealiskaudseks. Ütleme nii, et see on pealiskaudne. Vähemalt sa said mingi top secret'i välja peedistatud. Ma arvan, et see ei ole nii hull asi nagu. see nagu it goes nagu it can go nagu two ways. Sa kardad, et sa kaotad subscribereid? Mitte ainult, seal on, ma kardan, et ma teen inimestele haiget sellega. Ma actually nagu... Kellele? Enda subscriberitele või mingile välisele inimesele? Ma ütlen subscriberid sellepärast, et nagu see on termin, mida sa kasutad nende kohta. Aga nagu nendele, kellele ma olen mingi a little too much lootust andnud. Ja siis nagu, nüüd neil on nagu väiksem chance. A little. Ja siis nagu see võib, ei tahad kellelegi halvast. Et see kellelegi nagu haiget teeb, aga samas... No, see proovib mu pointi. See proovib mu pointi. Selles mõttes, et sa teeskled, et sa nagu hoolid neist. Ja sa eksploiteerid nende üksildust. Ja nüüd, kui nad saavad teada, et sul on keegi, kellest sa ei ole rääkinud, siis nad on kurvad. Ja, aga ma ei räägi selle pärast, et me rääkisime sotsiaalmeedia heidist. Nagu inimesed vihkavad mind ja seda, mida ma teen. Ilmselgelt nad hakkavad vihkama seda inimest. Sa arvad, et mingi TikToki heiterid, kes isegi OnlyFansi subscribe'i, neid mõjutab see, kui sinul on keegi... Ei, ma ei mõtle, et neid mõjutab see. Ma mõtlen praegu seda, et miks ma sellest rääkinud ei ole. Ei ole see, et mingi kellegi feelinguid otseselt protektida. Ma tahan protektida teise inimese feelinguid. Ma arvan, et sa tahad protektida oma rahakotti. Sest sa tead, et kui sa ütled, et sul on... Sa tead, et kui sa... Kas sa saad aru? Nii. Ma tegin Insta-polli, siis keegi tahab rohkem Voigar content'i näha. Ja nagu... Tal oli suurem protsent seda, et nad tahavad Voigar content'i näha. Ja ma tean, et ma ei kaotaks enda rahakotist barely nothing, kui see välja tuleb. No, see ei ole päris sama. Nad ei ole maksnud midagi. Nagu, there's a difference. Mis mõttes nad ei ole maksnud midagi? Sest need inimesed, kes maksavad, nad on seal lihtsalt selleks, et paljad näha. No see on kõik ju, kes OnlyFansi subscribe'ivad, see on nagu, see ongi OnlyFansi point. Täpselt. Ja siis nagu, kuidas see on mu rahakoti protektimine, kui ma teise inimese feelingut protektin? Kelle feelinguid? Teise inimese, kellega ma teidin. Nagu, tema ei tahaks nagu, et sotsiaalmeedia nagu... Eks siis sul on 2 meest korraga praegu? Ei! Kelle feelingutest sa räägid siis? Selle sama koti feelingutest. Nagu, kui see asi läheb praegu, siis tulevad alla kommentaarid ja muud asjad, nagu, mis võivad olla nagu visuaalsed. Et, oh my god, see kutt on mingi down, et seda totsi tahab, nii edasi. Ja seal tulevad supportive kommentaarid ka kindlasti. Aga ma räägin, ma ei taha sellesse teemasse laskuda, aga... Kui ta ütleks sulle, et lõpeta OnlyFans ära, kas sa teeksid seda? Jah. Aga mis siis nendest meestest saab, kes on suitsiidsed ja keda sa oled aidanud enda teraapiasessioonidega? Ma tegin, mis teraapiasessioonid, see oli full on joke, aga nagu reaalselt nagu ma ei referinud sellele kui teraapiale. See on nagu friend to talk to. Nagu ma ei referinud mitte mingile teraapiale. Sa ütlesid,
et sul on olnud sa inimesed... üritad praegu draamat tekitada räigelt. Ei, ma ei ürita draamat tekitada. Sa ise ütlesid lihtsalt, et sa oled päästnud inimesi enesetapust. Ma ütlesin, kas sa saad aru, et ma ütlesin naljaga seda, et ma olen kindel, et ma olen kellegi kõndist enesetapust nagu... It was all a joke, nagu... Ma olen kindel, et ma olen kindlasti kellegi päästnud sellest, et ta ennast ära tapaks. 100%. Ma ei tea, kõik arvad, et OFN on mingi pihku tagumine ja pilti tõmmimine. No, tegelikult ei ole. Meil on väga erinev just huumorisaan. Sul praegu ei olegi huumorisaan. No sa reaalselt võrdlesid end psühholoogiga. See oli ka nali või? Ma võrdlesin ennast psühholoogiga. Ma ütlesin, et tulevad sinna, et minuga rääkida. Ja nad räägivad mulle enda probleeme. Ja siis ma lihtsalt tein nagu naljaka selle, et psühholoogika mingi ju... Aga kui sa lähed psühholoogi juurde, siis ta nagu... Sa võid samamoodi öelda, et psühholoog räägib sinuga selleks, et raha saada. Jaa, ehk siis sa võrdlesid end psühholoogiga. Jah, ma võrdlesin ennast psühholoogiga. Okei.